tere kõigile kalaloo huvilistele. Mina oma ettekandes kuidagi ei taha konkureerida kohalike rannapunger ja kalurite lugudega. Ma arvan, et selle praeguse jutu õige pealkiri oleks rannapunger ja kalaluu lugu. Siis saaksime võib-olla sellise õigema tausta. Aga räägin siis täna sellest, milliseid kalu on siit rannapunger ja settetest Maili meile välja toonud. Aga hoopis Maili ja meeskond välja toonud ja millist lugu nende luude põhjal saab jutustada. Sissejuhatuseks üldse, et mis see luu uurimine või ka siis need luud, mis on kuskilt pinnasest välja toodud, meile räägivad. Eks need annavad kõige otsesemad tõendeid selle kohta, milline oli mingi ajaperioodi loomade tarbimine ja töötlemine. Ja kindlasti nendest leidub sellist üllatavalt palju teavet, milliseid loomi kütiti või ka kalu püüti, milliseid loomi peeti kodudes, kuidas neid toiduks või mõne eseme valmistamiseks kasutati. Ja arheoloogilistelt kaevamistelt kogutud luuleide analüüsides saame infot eelkõige konkreetse paiga ja liikide kohta, et milliseid loomaliike eelistati, kas ära visati töötlemisjäägid või söömisest jäänud luud või hoopis mõlemat sorti jäänused. Aastate pikkuse uurimistöö tulemusena on kogunenud väga suur hulk andmeid Eesti esiajaloolise aja loomadest ja nendes leidub ka selliseid huvipakkuvaid ja olulisi andmeid inimeste ja loomade omavahelistest seostest. Ja kindlasti siis nüüd mõned põnevamad, mis räägivad Peipsiveere kalaloost, saavad nüüd siin ettekandes ka välja toodud. Võib-olla ka veel selliseks tausta informatsiooniks, et kalade skelett on üldiselt palju keerulisem kui meil siin imetajate loomade või lindude skelett. Ehk siis ainuüksi peapiirkonnas on kaladel kuskil umbes 50 luud, mis ei ole omavahel ühenduses ja olenevalt liigist siis 40–50 selgrolüli. Kõik, kes on kala söönud, ju teavad, et seal on väga palju teravaid igast tuimekiiri, roideid ja muud ja kindlasti väga suur hulk soomuseid. Aga mis põhiline, seda skeletti ümbritseb väga hea liha, mis oli põhiline valguallikas inimesele läbi aastatuhandete. Et kui te seda ühe kala luude arvule mõtlete, siis tegelikult peaksid olema ka arheoloogilised paigad meil kalaluid täis. Ja tegelikult nad seda ongi, aga sellest hiljem. Nüüd kalu on ju palju ja me tegelikult skeleti põhjal saame eristada põhilisi selliseid kalade rühmi või siis ütleme ka bioloogiliselt sugukondi. Ehk siis suhteliselt lihtne on eristada siin hauge ja ahvenaid, karklalisi, tursklasi ja muid, aga ütleme sellises ühe sugukonna piires või ühe rühma piires liike eristada nagu on palju raskem. Kindlasti on see võimalik, aga vähemalt osade luude puhul, aga kuna arheoloogilises materjalis on meil tegemist tihti katkiste tükkidega, siis on see eristamine üsna raske. jah, ja arheoloogilises
leiuaineses on nad sageli siis ka halvasti säilinud, nüüd oleneb jälle siis sellest keskkonnast, kust nad välja tulevad. Nüüd arheoloogiliste väljakaevamiste käigus nagu ütlesin, et ühest kalast jääb tohutult palju luid järgi, aga tegelikult enamus kalade luud on väga väikesed ja need nõuavad nagu omaette kogumismeetodit, et päris silmaga neid sealt kuskilt muda seest välja ei annagi korjata. Suurte kaladega on lihtsam. Aga nüüd selles, isegi kui me saame ühest kalast hästi palju luid kätte, siis väga paljusid neist luudest me ikkagi ei suuda määrata isegi mitte sugukonnani või liigist rääkimata. Ehk siis jah, kui need mainitud siin uimekiiri, roiete tükke ja igasugused selgrolülide jätked ja et need on sellised fragmendid, siis jäävadki see ainult info esialgu on nad lihtsalt kalaluud. Et kindlasti on täppismeetodeid, aga esmatasandil me neid täppismeetodeid ei kasuta. Üks selline põhilise kalalugude küsimusi on, no kui suurelt kalalt need siis pärit on. Et teada saada siis kala suurust, kala üksikud luud mõõdetakse, siis tavaliselt võetakse siis vähemalt 2 mõõtu, kas pikkus ja kõrgus või pikkus ja laius. Ning siis me võrdleme selle luu suurust kaasaja kalaskeletiga, kus on siis ka kerepikkus teada. Ja siis üldiselt on ikkagi ühe liigi piires siis kala luukasv ja kala enda kasv nagu seotud, et mida suurem luu, siis seda suurem kala. Ja ma siin olen näitena pannud graafikusse, teate küll, uurijad kõik arvastavad igasuguseid graafikuid, aga see graafik on tehtud siis ka Maili poolt välja kaevatud Kadrioru laevavraki vrakk nimega Peeter, selle lastist olevat tursaluud on siis pandud graafikule, ehk siis kuna selles materjalis esines 5. selgrolüli kõige rohkem, siis me saime nagu kõige rohkem andmeid sealt ja panime siis selle pikkuse ja laiuse graafikule, tõmbasime ilusa lineaarse joone seal, et juhul kui kala kasv oleks ühtlane, et me saame siis sellise graafiku. Ja nüüd on graafikule pandud ka kaasaegsete turskade need samad mõõdud, aga nende puhul oli meil kerepikkused teada. Ehk siis need, mis siin on, kõik hakkab väiksemast pihta, 44,5 sentimeetrit ja kõige suurem oli 97,5 sentimeetrit. Ja nüüd vaatasime, et need sinised punktikesed, mis on siis Kadrioru laevavrakist leitud, et nendel meil kerepikkus ei ole, aga siin on näha, et nad on kõik suuremad kui need kaasaja tursad. Sest see kaasaja tursad olid ühest Norra reisist, kus ka Maili käis. Ilma Mailita ei saa. Et need olid ilmselt Norra fjordide tursad, mis on, ütleme sellises püügis, on pisut väiksemad. Et need Kadrioru laevavraki tursad pärinevad ilmselt kuskilt Atlandi ookeani avamerelt, võib-olla ka Norra merest ja võib-olla ka Põhjamerest, aga igal juhul on nad üle meetrised on siin need ülemised kindlasti. Et läbi sellise kaasaja skeletijäänuste me saame hinnata ka arheoloogiliste kalaluude, õigemini nende kalade suurusi, luu suuruse järgi.
et pikk jutt, aga põhimõtteliselt see on selline metoodika, mida palju kasutatakse ja muidugi sinna tuleb ka statistilisi meetodeid juurde, aga meil ei ole tavaliselt nii palju neid mõõdetavaid kalaluid, et me saaksime nende statistikat rakendada. Ja seega ongi siis pikkus on enam-vähem antud mingisuguse kõikumisega. Nii, mis siis rannapungerjalt on leitud? No, siia ma olen välja toonud lihtsalt mõned sellised tüüpilisemad luud. Siin on tegemist ahvenaluudega. Et neid on 4 luud, aga mida me ka hindame on see, et mitmelt isendilt need luud pärinevad. Ehk siis selles valikus on meil tegelikult 3 isendit, sellepärast kui hakata võrdlema, see on siis eeslõpuse kaane luu, ehk siis kalal on neid 2 tükki, vasak ja parem. Ja siin on näha, et minupoolsed on 2 tükki on vasakud pooled ja 3. on parem. Justkui võiks 2 isendit olla, aga siis tulevad mängu nüüd juba suurused. Et meil ei saa olla vasakul ja paremal väga palju erineva suurusega need luud, et nad ikkagi reeglina on ühe suurused. Et võib-olla siin pildil ei tule välja, aga nad on mõõtes on nad kõik 3 tükki on erineva suurusega, nii et siis selle järgi me nagu hindame. Ja kuna neid luid on nii vähe, siis me ei ole ka mingit kalade suuruse arvutusi veel teinud, aga ma võin ütleme sellise pilguga öelda, et see need ahvenad võisid olla kuskil 25-30 sentimeetri vahele. Need korralikud sellised rokkad, jah. Ja siin on lihtsalt skeleti peal näidatud siis, kust kohast need luud on pärit. Et tegelikult on alati oluline fikseerida ka, et millisest kehaosast need luud pärinevad, kas on pea, kas on kere, selgroog, et selle järgi nagu see on jällegi massmaterjali puhul on väga oluline näha seda, et kas see kala roogiti selles kohas või vastupidi, et kui meil on kereluud, valdavalt kereluud, siis tähendab seda, et seal on tarbitud seda kala. Aga kiviaja materjalis on see võib-olla natukene kaootilisem, et meil sellist massmaterjali väga ei ole. Järgmine väga oluline kala rannapungerjalt on haug. Haugi luid oli väga palju, aga siin ma pean ütlema, et see kõik tänu kogumismeetodile, ehk siis ma kujutan ette, et vee all on väga raskendatud väikeste luude märkamine, et see on ka loogiline, et selliseid suuremaid kalu seal leidus rohkem. Ja haugil siis siin on välja toodud 13 luud ja siin on samamoodi 3 isendilt, ehk siis haugil on alati domineerivamaks on hammasluud, või see on siis alalõualuu, kus need teravad hambad on ja nende suuruste põhjal ka siis neid on siin 4 tükki ja need 2 võivad olla ühelt isendilt, et kuna nad on katki, siis ei saa ka täpseid mõõtmeid võtta, aga enam-vähem nende hammaste kinnitumiskohtade järgi siis saab vaadata, et see luu on. Ja siin samamoodi, et need on, siin on nagu seda suurust raske välja tuua, aga kindlasti on ta seal kuskil 6-70 sentimeetri juures, et ikkagi ka natukene tänapäeva mõistes ikkagi suuremalt kalalt, võib-olla tollel ajal oli see täiesti tavaline suurus ja auge rohkem kindlasti, aga et jah, see piirkonnad siis, kus need pärit on peamiselt lõualuudest seal ja lõpuse kaanest ja selgrolülidest siis ka, et on eespoolt on seal 4 selgrolüli ja saba poolt 1.
et ma korra siin mainin asjaosalistele ka, et need ei ole mitte kõik kalaluud siin, et ma lihtsalt valisin välja mingid iseloomulikumad luud, nii et tegelikult haugi oli seal veel, noh, neid selgrolülisid ja väikseid jubinaid oli nagu rohkem, aga et siin on mingisugune siis valik tehtud ikkagi. Nüüd järgmine Peipsi suurepärane kala, latikas. Ja latikalt kahjuks selles kogumis oli tõesti ainult üks luu, mida ma ootaks muidugi rohkem, aga jällegi siin on see raskendatud tingimustes see kogumismetoodika, et ei ole võimalik kõiki väiksemaid luid ka saada. Ja see on ka siis lõpuse kaane luu ja paikneb ta siis, nagu nimigi ütleb, lõpuses. Nüüd Peipsile jällegi väga iseloomulik kala luts. Lutsult oli ka päris rida luid, et siin on praegu välja toodud 10 luud ja siin samamoodi 3 isendilt, et isendite määramiseks on siis kasutatud, see on siis sõlgluu, mis põhimõtteliselt töötab nagu inimese abaluu, ehk ta on rinnaulme toetav luu, et kaladel on ta hoopis teise kujuga, aga põhimõtteliselt jah, et ma kasutasin küll mingit tursa kolju joonist, aga põhimõtteliselt on tõesti niimoodi lõpuse kaane taga selline kaarjas luu, mis toetab rinnauime või siia kuskile kinnitub veel hulga väikseid luid ja selle külge siis uim. Ja sellised ka see lõpuse kaane luu on seal peaaegu tervik, et hinnanguline seal nende lutsude või lutsu suurus võiks olla ka seal ikkagi 5-60 sentimeetri, ta ei ole just väga suur, aga mitte ka väga väike. Võib-olla ma korra hüppan nagu edasi ja siis lähen korraks veel tagasi, igal juhul on igasugused jäljed, mis kalaluudele jäävad, peamiselt siis kala tükeldamisest, rookimisest, on väga olulised vaadata, et siin ongi kasutatud seda sama sõlgluud siis tursa näitel, et see valge luu on pärit sellelt samalt tursalt, ehk siis me tegime katsed, kuidas siis see luu nagu poolitub, kui tal pea eemaldada. Et meie selline kohmakas katse on niimoodi, et ta läks peaaegu praktiliselt keskelt pooleks, aga nüüd seal vasakul pool on üks lutsu sõlgluu, et tal on võib-olla see lõikepind on natukene või murdepind on natukene teise nurga all, aga see jällegi sõltub, kuidas see pea eemaldamine, see lõige tehakse, aga tähtis on siin siis tähele panna, et kumma poole luu see on. Et kui meil on nagu see pool, mis on nagu kere külge jäänud, siis järelikult see on see lihakäntsakas või kala lihakäntsakas, et seda tarbiti teistmoodi, aga kui meil leiame sealt materjalist seda alumist poolt, siis järelikult see on pea mahavõtmisest näiteks jäänud jäänused, et sel kohas võib-olla roogiti kalad, lõigati pead maha, mis iganes anti koertele, et nagu sellised murdmise või lõikamise jäljed ja need on ka alati väga oluline fikseerida. Et kindlasti kalamehed teavad paremini, kuidas tükeldada, et kui ma nägin Norras, ma ei mäletaks, see oli mingi teine kord, mitte Maili see, kui me käisime, aga kui professionaalselt käis pea maha, sisikond välja, valmistasid neid kuivatatud turskesid ette, ehk siis panid neid kuivama, et seal eemaldatakse pea ja siis oli terve mere äär oli siis neid luid täis,
ehk siis pealuid ainult, nii et selgrood ja selgroolülid olid kala küljes veel, aga et see oli selline väga, kuidas öelda, eriline hetk või vaatepilt minu jaoks, et ma näen, mis võib toimuda siis nende luudega, mis rookimise käigus jäävad kuhugi alles. Nii, ega siis ma nimetasin neid rannapungere muinaskaladeks, et siis need kalad, mida siin rannapungerja setetest on välja tulnud, aga noh, neid on ju vähe. Et auk, ahven, latikas, luts, et kus siis nagu teiste kaladega on toimunud või miks neid ei ole, et nagu ma siin eespool mainisin ka, et me ei eeldagi arheoloogilises materjalis, et meil tuleb kõikvõimalikud liigid siit välja, vaid me peame ikkagi natukene ise ka fantaseerima või kasutama mingisugused teiste erialade andmeid, et hinnata seda kalade mitmekesisust, mis siin järves on. Ja eelkõige muidugi puudutab see Peipsile iseloomulikke kalu nagu koha, siig, rääbis ja tint. Ma olen veel punasega märkinud ka säga ja abakala. Säga võib-olla veel kuskil juhuleiuna ikka tõmmatakse välja, aga abakala on meie vetest juba sajandeid kadunud. Abakala on siis latikaga rohkem suguluses, aga latika väiksem vend, nagu öeldakse. Ja võib-olla siin ongi seos ka nüüd Aivari jutuga, et kes Aivar Kriiskat siin lõunapaiku kuulis, siis tema rääkis nagu nendest jääpaisjärvedest ja Läänemere vesikondadest natukene rohkem. Mina kasutan siin ühte vana joonist, Aivaril oli natuke uuemad ja paremad joonised, aga teadagi, kalafauna kujunemine on väga palju seotud just veekogude arengutega. Ja Läänemeri on selles mõttes ja üldse Läänemere vesikond on selles mõttes unikaalne, et siin on nii mageveekalu kui soolaseveekalu, aga mitte võib-olla nii, soolaseveekalu võib-olla ei ole nii suurel määral nagu ookeanis, aga siiski. Ja just ma olen sinna küll koha pannud, aga koha on siiski meil ka suhteliselt tavaline siin arheoloogilises materjalis, et lihtsalt siin rannapungerjat ei ole, aga mujalt on. Aga siig, rääbis ja tint, neid loetakse ju kõige varasemateks kaladeks, kes peale suurt mandrijää taandumist nendes jääpaisjärvedes võisid levida. Et loomulikult meil ei ole arheoloogilisi tõendeid selle kohta, aga nüüd suured geneetikaandmed ju toetavad seda, et need siig ja tint ja rääbis ju asustasid nagu mitmes järgus Eesti veekogusid. Ma ei räägi siin ainult Peipsist, aga ka merest, kuna siiga ja tinti on ju meil meres ka. Aga täna nad on ju Peipsi kaladega võrreldes ikkagi teistsugused, kuigi neid loetakse samaks liigiks. Siin iholoogid vaidlevad, kas nad on ikka alamliigid või on nad lihtsalt erinevad vormid ja nüüd uute geneetikaandmete põhjal on siis näha, et nad on ka erinevatest piirkondadest nagu peale jääaega siia meie vetesse tulnud. Ma isegi paneksin koha ka siia suhteliselt varajaste saabujate sekka, sellepärast et tänapäeval on ju meil suur asurkond on Pärnu lahes ja on siin Peipsis, et võimalik, et nad siiski on nagu ühest, kuidas öelda, immigratsioonilainest siia sattunud. Aga siig ja rääbis ja meritint ka on ju
on nii külma suhtes kui ka vee soolsuse suhtes suhteliselt tolerantsed, mistõttu nad võivadki elada liinveelises Läänemeres või siis magedas vees. Et nende suguõdesid, suguvendi on ju väga paljudes Euroopa järvedes ja just arvatakse, et on jääaja lõpus nad jäänud siis lõksu nendesse järvedesse, kaasa arvatud Peipsisse. Et siin on küll, jah, Aivar näitas ka seda, et Peipsil on ju olnud selline väga väheseveeline etapp ka olemas, aga vähemalt jõeline ühendus ju oli ka lõunapoolsete aladega sellel ajal ja ida- ja läänepoolsetega. Ja arvatavasti siis, kui need nimetatud kalad siin võisid mööda neid jääpaisjärvede süsteeme levida siia-sinna, siis ja tegelikult kohaahven, haug, kes on sellised ka laialt levinud parasvöötme kalad, võisid ka suhteliselt varakult juba siia järve ja ümbuskaudsetesse vettesse sattuda. Aga nüüd selliste karpkalaliste nagu latikas, särg, neil on ikkagi teatud tingimusi vaja paljunemiseks, et päris võib-olla sellises jääpaisjärves nad ei elanud, aga mida aeg edasi ja soojemaks see kliima läks, seda laialdasemalt nad levisid, sest meil on ju ka liike, kes on üldse Musta mere vesikonnast pärit ja üks võib-olla viimaseid saabujaid oli näiteks linask, kes ju vajab ka suvel teatud veetemperatuuri kudemiseks, et ta päris väga külmalembeliste kaladega ei võistle. Aga eks siin Eesti vetes peavadki need kalad kõik olema millegi suhtes natukene kannatlikumad, tolerantsemad. Üheks on siis see veetemperatuur ja teiseks soolsus. Jah, soolsus ei mängi siin magevee kogudes rolli, aga meil oli praktiliselt rannikumeri on asustatud samade kalade poolt, et siis on ka, ütleme, sellise soolsuse suhtes natukene tolerantsi. Aga need kaks punasega kirjutatud liiki, säga ja habakala. Habakala luuleid on meil Eestist, siit Peipsi äärest on pigem, ja ütleme, arheoloogilised paigad, kus neid on leitud, on siis Kääpa jõe ääres ja Tamulas, sest siin on mitu korda Tamula täna läbi käinud. Ja säga on ka, sägaluidika on ka väga palju ja mis huvitav on see, et Saaremaalt, mis tähendab seda, et ka seal Rannikumeres ka siis suhteliselt laialt levis omal ajal. Aga sägaluid ma nüüd siit nendest veealustest kohtadest, ma ei mäleta, kas seal on või ei ole, aga habakala kindlasti ma ei ole näinud nendes paikades, aga kuna see materjal on üsna pisikene ja raskesti kogutav, siis ma saan aru, et miks neid ei ole. Ma ei tea, ega mis ma siin seal pikalt siis ise räägin, et ma tahan muidugi kõiki igasuguseid neid hulle tänada, kes on andnud raha selle uurimise jaoks, aga ma pean ikka siis ära mainima, et kalaajaloo teemalisi töid on toetanud Eesti Teadusagentuur siin mitmeid aastaid ja rannapungeri uuringuid. Ega ma siis ei eksi, kui ma Muinsuskaitseamet panen siin Maivi Roio vahendusel. Ja muidugi tänan seda üritust, mis täna on siin ju, see on ju super.